Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennisõbrad! 25. august on see päev, kus hakkame rääkima US Openist. Aasta 4. suure slam'i turniir on meil tegelikult juba käimas ja ütleme nii, et Eesti vaatest pooleldi juba lõppenud, sest Mark Lajal ju osales meil üle pika aja. Meesmängija sai meil US Openil täiskasvanute konkurentsis peale, olgugi et kvalifikatsioonis, aga märk on maha pandud, kuidas see mäng läks ja mis seal siis täpsemalt toimus, hakkame kohe rääkima, aga tutvustame ka tänaseid külalisi. Riho Kallus ei ole enam külaline, ammu on kaassaatejuhi rollis. Tervist! Ja oleme kutsunud treener Harri Nepi. Tere! Kõigepealt suusoojaks, et millal viimati tennist mängisite? Tuletame meelde või? Paar päeva tagasi. Kuidas läks? Punktid veel ikka? Ei. Suuga, mina mängin rohkem suuga praegu. Riho? Mina otsustasin hakata tennis käima nüüd paar aastat tagasi, nii et Harri on minu esimene tennisetreener ja eesmärgid on kõrged kindlasti. Mille kallal vaeva näete? Kogu aeg läheb paremaks, nii et kunagi ei ole hilja, eks ju, Harri? Peaasi, et on hea tunne. Mille kallal vaeva näed? Ees, taga, serv? Oi, seal on nii palju asju, et kogu aeg on millegi kalla. Harri alati leiab midagi, mille kallal vaeva näha, et igav ei ole kunagi. Tegelikult on kõik peas kinni. Jah, eks ta, jah. Okei, meil on tegelikult värsked tabelid ees, aga enne kui me võib-olla tabelit vaatame, meil on siin Kaia Kanepi on küll tabelites kirjas, aga räägime ikkagi Mark Lajalist. Kaua sai oodatud seda, või mis kaua, tegelikult on päris ruttu läinud. Mark Lajal US Openi kvalifikatsioonis peal, oleks võinud olla juba ka Wimbledonis, kui punktid oleksid lukku läinud nädal hiljem. Tulemus siis kaotas austerlasele Filip Misolitšile maailma 168 reket hetkel. Mark ise on 246. Juhtis seal 6-3, 4-2 vist oli. Ja ka lõpuks siis 6-3, 4-6, 3-6. 2 tundi ja 10 minutit see kaotus tuli vastu võtta. Riho ja Harri, te mõlemad seda mängu ka otsepildis vaatasite. Mina olin sunnitud olema võrkpalli tribüünil, mis oli ka väga lahe elamus. Aga mis silma jäi? Kas mille poolest siis lõpuks ikkagi Lajal alla jäi? Mulle tundus, et see oli hästi üllatav, kui agressiivne ja ärgasta oli mängu algul. Esimene sett oli ta täielikult tema ülekaal. Ja breikis ka seti algul ära, aga 4-2 peal oma servil oli ainult üks edu sees. Ja selle punkti võitis tegelikult vastane ja rohkem ta enam edu sisse ei saanudki. Sealt alates läks väga kiireks tal kogu aeg. Ja. Mis sa arvad? Ma selles mõttes olen sinuga nõus natukene võib-olla selline kurva dünaamikaga mäng, sest et kõik tundus justkui libedalt minema ja jah, see üks väga pikk game, kus tal oli võimalus sealt veel ka teises setis vastane murda oli ka breikpall tal seal minust 4-2 peal. Kaks breiki ma vaatan. Kaks breikpalli isegi, et see 5-2 oli ka väga lähedal, oleks saanud servida matšivõidule ja see oli raske, selline pikem ja raskem game natukene, aga jah, nagu Harri ütles pärast seda ja ka natuke tahaks kiita vastast, et vastane võib-olla pani ka väikese käigu veel juurde, et ega ta praktiliselt lihtvigu väga ei teinud enam seal lõpus, et mängis väga-väga kindlalt ja stabiilselt ja Margil kippusid seal eestkäega vead sisse tulema, mida ta tegelikult, tal on see eestkäsi selline tal on päris valus ja ikka vastasele valmistab sellega väga palju probleeme, aga natukene võib-olla ta tunnetas ka, et see oleks seal väljakul läks närvilisemaks, sellepärast, et vastasel oli raskem leida ka mingisuguseid lihtsamaid lahendusi seal, et kuidagi Vastane oli siis ikkagi üsna samamasti mees, ei ole samuti, või tegelikult ikka kogenum, olgem ausad. Ta on ju Austraalia Openi kvalis mänginud, French Openil, Wimbledonil soisa 2 korda ja nüüd US Openil oli ka 2 korda. Täna siis peab oma teise ringi kohtumist kvalifikatsioonis, et oli seda kogemust ka kuidagi rohkem näha või Margi poolt närvi?
No oli näha, et vastane oli küllaltki enesekindel. Eriti kui ta sai sealt kehvast seisust välja 4-2, 5-2 tulemas, siis muutus tema mäng väga enesekindlaks. Ja mida mäng edasi läks, seda praktiliselt seal enam vigu ei tulnud, tema oli ikka kogu aeg punktidel juhtiv pool. Mis väljakul see toimus, oli publikut ka kõrvale? 4. väljak oli. No seal natukene ikka oli publikut jah, aga noh, ma isegi vaatasin, kelle mäng oli seal peaväljakul ja oli ka üllatavalt palju publikut, et ikka rahvast liigub ka kvalifikatsiooniturniiri ajal juba päris korralikult, jah. Aga kolmanda seti kohta, mis me selle kohta ütleme, miks see nii, tegelikult ikkagi ühepoolne? Ta kaotas ju kohe oma servi ära 3-0 taga, pärast seda võitis oma servi game'id, aga vastase servi ei saanud kordagi jätta. Mänguliselt siis oli nii palju hoogu sees Misolitšil? No natukene Leal muutis oma mängu, hakkas käima võrgus, mida ta teises setis praktiliselt üldse ei teinud. Tänu sellele suutis oma servi rohkem hoida. Aga tagaüle mängus jäi ta kogu aeg alla punkti vahetustel. No igatahes märk on maha pandud ja ma arvan, me ei pea ju heituma siin, et esimesel katsel kohe võitu ei tulnud või kuidas? Jah, loomulikult muidugi, et ta ikkagi juba Grand Slamil mängida saada on ka suur asi, aga jah, ma ikkagi tahaks öelda, et see oli selline valus kaotus, et ta ei olnud selline kaotus, mäng, mida ei oleks võinud võita. Aga need oma momendid ja mida Harriga me ka arutasime just, et võib-olla see teise seti eduseisul kerge selline võib-olla kerge selline hoidmine, et ta oleks võinud seal rohkem minna järgi võib-olla ka võrku, et tal on olemas kõik need relvad, et aga jah, väga natukene, väga vähe jäi puudu, et oleks võinud tegelikult 2 setis selle matšiga ära võtta. Ega ma ei tea, mis Marki nüüd edasi teeb. Kas ta jääb nüüd sinna USA kanti või tuleb juba kohe ära? Minu teada ta pidi mängima Prantsusmaal vist Challenger kuskilt, ma mäletan, kas ma taga ise rääkisin või oli juttu, et ta tuleb Euroopasse mängima Challengeri turniire. Positiivse poole pealt me torkas silma see, et eelmist aastat oli näha, et tal pallingutõrje jäi kogu aeg väga lühikeseks. Nüüd oli üllatus, et pallingutõrje oli väga perfektne. Hästi pikalt tulid kõik välja. Selle poole pealt on ta parandanud oma mängu tunduvalt. Aga võib ju arvata, et Austraalia Openil samuti peal? Või? Ma usun kindlasti. Et nüüd tema elu hakkab keerlema selles 4 turniiri rütmis. Jaa, no väga positiivne on see, et Margil ei ole nagu nii-öelda veel sellist nagu lage tulnud, et ta jääks nüüd stoppama ja ta ei saa sealt nagu edasi, et praegu tundub küll, et ta on ikkagi tõusvas joones kogu aeg liikunud, mäng on paremaks läinud ja see sama jutt, mis Harri rääkis praegu pallingu tõrjast, ma mäletan siin aasta-poolteist tagasi, kui me just siin Margi mängu lahkasime ja rääkisime, et võib-olla see tõrje on kõige nõrgem koht, et see on tal ka väga palju paremaks läinud, et mäng muutub kogu aeg ja ta läheb paremaks, et selles suhtes mina usun küll, et tõusvas suunas asi liigub praegu. Vaatame ja elame siis Margile kaasa. Tuleme selle juurde, mis meil laual on. Kaia Kanepi sai siis teada oma avaringi vastase, kelleks on nüüd eesnime peame natukene meeldida, et oli Strõkova oli perekonnanimi. Stričova. Ja kuidas me hindame loosi? Tšehhitar Barbara Stričova VTA 427 hetkel, aga me teame tegelikult väga kogenud ja osav paarismängi eelkõige, aga olnud ka üksikmängus maailma 16. reket ja jõudnud US Openil 3 korral lausa 3. ringi. Kaia 38-aastane vanamehl Tšehhitar on 37. Kogemuste poolest 50-50, võiks öelda. Siin on vahe muidugi selles, et Stričova on viimased, ma ei tea kui palju, ligi 10 aastat mänginud põhiliselt paarismängu. See tema edetabeli koht on sellepärast, et ta ei ole üldse mänginud. Kui sa mängid suurtel turniiridel paarismängu ja edetabeli kohta üksikmängus ei ole, sa ei saa üldse peale selle turniiri, et ta mängib põhiliselt paarismänge. Ja viimased ta võitis ju Wimbledoni tänav aasta ja üle eelmine aasta samamoodi 2 korda järjest on Wimbledoni turniiri paarismängus võitnud.
Mul tekib küsimus, kuidas maailma 400 reket üldse saab, või mis ma ütlesin, oli 427. jah, kuidas ta praegu üksikus üldse US Open'i põhitabelisse otsa saab? No tundub niimoodi, et ta on vist samas seisus, kui oli Anett Kontaveit. Tundub, et ta on saanud wildcardi ja mulle tundub, et hakkab lõpetama tennist, et siis Tšehhi föderatsioon ilmselt palus talle wildcardi ja tänu sellele ta sinna sai. Muud moodi ei ole võimalik saada sinna peale. Jah, et mingid vigastuseelset rankingust ei saa ka rääkida, kui paaris mängu on ikkagi korralikult mänginud. Jaa, ta ei ole üksikmängu saanudki mängida. Riho, kuidas sulle tundub see vastasseis? Nad kusjuures ei olegi vist omavahel mitte kunagi kohtunud üksikmängus, et ma vaatasin seda, et see on isegi nagu üllatav, mõlemal on ju nii pikk karjäär selja taga ja kaua mänginud, aga no jällegi, ega tegelikult kui sa mängid Grand Slami põhitabelit, siis no palju paremat loosi sul ei olegi tahta tegelikult ikkagi, et Kaia vaatest jah, ja minu jaoks, just Tariga enne siin seda saadet arutasime ka ja minu jaoks jällegi, ütleme viimased, enne Wimbledoni mitmed mängud Kaia mäng ei olnud seal, kus ta võiks nagu olla ja suhteliselt tundus, et see vormikõver liigub ikkagi allapoole, aga ma pean taaskord ütlema, et see, mis ta tegi Wimbledonis, üllatas mind väga üllatas positiivses mõttes ja mulle jättis väga hea mulje see, kuidas Kaia Wimbledonis mängis, kuigi ta selle matši kaotas. Aga mine sa tea jah, et võib-olla Kaia võib tegelikult kõval kattel on ta väga palju häid mänge näidanud, nii et ma arvan, see kate peaks talle ka nagu sobima, et küsimus on ikka selles, et kui ta nüüd saaks sellise võib-olla ringi ja 2 ennast mõnusalt sisse mängida, et võib-olla täitsa suudab taaskord üllatada, mine sa tea, jah. No ringi või 2 teises ringis koidab juba siuke vastasseis nagu Kanepi ja 23. asetus Qinwen Zhen Hiinast ja siin lähevad vastased järjest tõsisemaks 3. ringis, kui peaks Zheni alistama, Zhen peab oma vastase ka loomulikult alistama, maailma 12. reket hetkel Barbora Krejcikova. Ja 4. ringis on Sabööriga võimalik. On Sabööri võimalik soojaks mängida enne novembrikuist lahingut Anetiga? See on muidugi väike imka siin. No jah, unistada võib, aga reaalsus on muidugi see, et kui ta tõesti peaks võitma, siis see on hästi suur saavutus. Stritsov on perfektne võrgumängija. Sellepärast on tema Wimbledoni tagajärjed kõige paremad läbi aegade olnud. Nad mängisid, Stritsova käis siin Tallinnas mängimas Eesti vastu Federation Cupi. Ja juba siis oli näha liivaväljakul, et talle meeldib kogu aeg ikka võrku minna. Ja ega Kaia kõige parem võrgumängijast möödalööja ei ole, et kindlasti kerge ei saa olema. Vaatame üle, mis Kaia on teinud peale Wimbledoni, kui me võib-olla viimati temast pikemalt rääkisime. Võitis ju 60 000-lise ITF turniiri Amstelveenis Hollandis. Seal kõige nimekam vastane võib-olla oli Brenda Fruhvirtova poolfinaalis, aga ja finaalis võitis serblannat Lola Radjovicit 2 setis. Pärast siis seda läks Hamburgi, kus piirdus 2 mänguga Bernarda Peerale, andis esimeses setis korraliku lahingu, 6-7 kaotus ja teises setis 1-6, aga avaringis sai vastaseks ja sai vastasest jagu Kaia Juvannist. Prahas avaringis Lutz Rezia Stefanini, tuttav vastane siis Aneti Wimbledoni avaringist, võitis tema 6-2, 6-3 ja teises ringis Alice Cornele tuli alla vanduda 3 setis. Ja Chicago turniiril avaringis Margarita Petova, venelanna 6-2, 6-1 ja teises ringis kaotas Kaia 3 setis Rebecca Petersonile. Petersoni US Openi loosist, ma arvan, on meil ka veel põhjust rääkida, aga kas te olete mõnda nendest mängudest, mis ma just ette lugesin, näinud, millises vormis Kaia hetkel on? No Pera vastu oli esimene set väga korralik mäng.
aga teises setis muidugi ei suutnud enam Perale tagakalla mängida, sellel on väga võimas eeskelöök ja seal midagi teha ei olnud. Ma nägin seda mängu Petersoniga. See oli kahjuks niisugune üles-alla mäng esimeses setis, Kaia juhtis 4-1 ja kaotas 6-4. Teise seti võitis 6-1, siis kaotas otsustada seti algul kohe oma ühe servigeimi ära ja kordanigi Petersoni servigeimi ei suutnud võita. Niisugune väga erineva tasemega setid olid. Aga tundus, et rohkem nagu mentaalne mäng, et tal ei ole hetkel mingit füüsilist viga. Ei, füüsilist viga ei ole, aga silma torkab ikkagi liikumise puudulikkus. Ma ei mäleta, mis mäng see oli, kuskil oli ikkagi õlg oli teibitud, või ma mäletan seda valesti. See on tal pikka aega juba. Vahepeal ta mängis ikka ju suurturniire ilma ühesuguse mingi teibita. Nüüd tal on ikka päris tihti, ma olen tähele, et teibitud, jah. No ja tegelikult üksteist kõik, mis tasemel turniiridel sa mängid, ta ju võitis selle Hollandi ITF-i $60,000 turniiri, et tema puhul on kindlasti just see suur küsimärk, sa oled 38-aastane, et kuidas sa taastud, kui sa ikkagi 2-3 mängu ära mängud, et kuidas sa selle turniiri lõpu suudad mängida, et see on nagu hästi tähtis, et isegi kui sa oled heas vormis, mis ka Tallinnas oli tal tegelikult teema ja mida me Indrek Tustit just jagas seda mõtet ja ütleski, et see on väga raske on, mida vanus edasi, seda keerulisem on see taastumisaeg läheb pikemaks ja kui iga päev on mängud ja kui need mängud satuvad veel niimoodi üks päev õhtul ja järgmine päev kuskil lõuna ajal juba, siis on hästi keeruliseks läheb, et see on selles suhtes Grand Slam on palju parem isegi mängida Kaial, ma usun, et sul on ikkagi seal mingid puhkepäevad ka vahepeal. No iga päeva järgi on puhkepäev. No just. No minu teadmise järgi Kaia on ikkagi üksi, ilma treenerita US Openil. Mis sa, Harri, arvad hetkel Kaia sellest, et Indrek Tustitit tema kõrval enam ei ole? Kuuldavasti Ekelt saab mingeid näpunäiteid Tallinnas, on tal siis Viktor Aspel veel nõuandjana. Wimbledoni tribüünil nägin nimetan nüüd see USA Dave Marshall käis kaasa elamas, aga treeningutel teda näha ei olnud. Kas see üksi tiirutamine võib-olla Kaiale sobib? Või mitte? Kindlasti on parem, kui keegi on juures, aga see kõik maksab. Ja Kaia praegu ei teeni eriti nii palju, et oma lubada ühe veel, aga kahte toetajat on päris keeruline. Et arvame, et finantsiliselt põhjuselt selged? Loomulikult. Avaldub see mängus ka, et me ei tea ju, aga peale vaadates avaldub see mängus, et Kaial ei ole kellega rääkida? Ei, küsimus ei ole rääkimises. Kõige suurem tugi on tal ikka Tustitist olnud. See, millise seisu on suutnud Tustist Kaia füüsiliselt viia, see jätab hästi meeldiva mulje. Ja see on see alus, mille pealt Kaia ikka selles vanuses suudab veel mängida. Aga ega kiirust enam selles vanuses ei suuda parandada, see on kahjuks nii. Ega me ei tea, kaua Kaia mängib, kas on tema viimane suur slam, võib-olla? No iga mäng, mis ta mängib, on juba ammu... Me räägime 5 aastat seda ja see iga mäng on juba ammu suur boonus, et ta ikka veel mängib, nii et kui püsib terve ja tahab mängida, siis on ju ainult suur rõõm. Mulle tundub, et nii kaua, kui tal on lootust pääseda Grand Slami turniiridele, nii kaua ta jätkab. Kui see lootus kaob, siis tõenäoliselt lõpeb. Jah, ja jällegi täpselt nagu Harri ütles, et vaatad neid auhinnarahasid, $81,500 esimese ringi kaotaja. Need on ikka väga suured rahad. Isegi kui sa lähed sinna esimesse ringi kaotama, et sa ikkagi oled teenid raha tennisega põhimõtteliselt. No ja siis ühel hetkel ei pääse põhitabelisse, me ikkagi hakkame teda äkki kvalifikatsioonis nägema. Me arvame, et ta ei viitsi kvalifikatsioone mängida, aga mine tea. Ei ole viitsimises küsimus. Ta tunnetab seda, et sealt temal on väga raske läbi pääseda. Jaa, me võime mõned nimed nimetada, kes näiteks täna mängivad veel US Openi kvalifikatsiooni. Lõpetades selle Misolitsi ja Laiali jutu, siis Misolits mängib täna kell 5 sellise veterani nagu Kimmer Koppejansiga Belgiast.
aga vaatame, kes meil siin täna naistest näiteks paistab. Siin on, mis seal on, mingi vihmapausid ka või? Paistavad siin mõned matšid on neile kõvasti pooleli jäänud. No ilmselt jah. No näiteks Diana ja Stremska on konkurentsis kvalifikatsioonis. Laura Siigemund ja Niina Vikmaier üritab põhitabelisse pääseda. Vikmaier mäletavasti käis ju aasta alguses Tallinnas, andis ka Eesti Päevalehele intervjuu. Tema siis peale lapse saamist tegemas comebacki. Meil paistavad siin rootslanna Björklund, üks Andreejevatest, mitte Mirra, vaid Erika Andreejeva. Et ei ole lihtne see kvalifikatsioonist läbitulek ikkagi. Need on nüüd mängijad, kes on kunagi hästi mänginud, aga seal on kohutavalt palju noori, uusi ja andekaid. Siin meesteturniiridel tuleb järjest niisugused mängijad, kes mängivad päris tippmängijatega võrdselt. No meestes sellised veteranid, Kevin Anderson on veel kvalifikatsioonis konkurentsis, James Duckworth, John Millman, Virtanen, Pasi Virtani poeg, eks? Otto, jah. Mängib teist ringi kvalidena, jah? Jaa, kellegi Chongcheng Shangiga maailma 160-ga 18 aastane. Kas temaga ei mänginud Lajale võitis teda äkki üks kord või? Praegu tuleb hiinlaste nimed on sarnased, jah. Aga okei, tuleme favoriitide juurde ja naiste favoriidid. No mina alati vaatan Kihlveo kontorite ennustusi. Ma tean, et ka Mihhail Lehtmetsal on selline harjumus. Iga Sviatek ennustatakse, paneb selle peo siin kinni 3.40, ütleb näiteks Unibeti koefitsient. Arina Sabalenka teisel kohal favoriitide edabelis ja Coco Gauff võrdselt Rõbakinaga. Võiks siis, kui jagatakse kolmas koht välja, siis jagama kolmandat neljandat kohta. Aga kes teie nimetate esimeseks ja teiseks favoriidiks? Mind üldse ei üllataks, kui Coco Gauff selle turniiri võidab. Coco Gauffi mängus on toimunud kardinaalne muutus pärast seda, kui tuli sinna juurde uus treener. Kas te mõtlete Brad Gilbertit? Brad Gilbert on kuulus Winning Ugly raamatu autor, kes on lugenud, et Brad Gilbert on ja tema taktikalised soovitused on tekkinud, kuna Gaufil on üks suur probleem, et tema eeske hoie ei võimalda väga tugevalt palli lüüa. Siis ta on soovitanud tal hakata mängima sealt kõrge kaarega vastase tagaga alla. Ja pärast seda saab ta kasutada oma müstilist tagagelööki tugevat. Kõik naised on püsti hädas. See, mis ta viimase turniiri võitis puhtalt ainult selle taktikaga. Kas ta mitte ei proovinud seda juba, millal see oli eelmine aasta French Openil Kaia vastu? Ma nagu istusin tribüünil ja mäletan sellist mängustiili temalt. No jah, aga siis ta ei mänginud seda mööda joont tagaga alla. Ta mängis selle kõrgelt tagasi ka krossina. Jah, krossina, jah. Aga nüüd on leidnud, see on palju kavalam taktika. Jah, kusjuures täpselt see, mis Harri rääkis, siis ma oleks ise hakanud ka seda sama juttu rääkima, sest et Coco Gauff on sellist sorti mängija, kelle puhul on juba mõnda aega arvanud, et sealt mingisugune suuremat sorti pauk on tulemas, aga väga tihti on, kui me oleme Toomas Leiusega siin kommenteerinud ka hästi palju tennist ja erinevaid mängijaid, siis sa näed, kuidas kui sa kuuled, kui mõni suur nimi tuleb selle mängija taha treenerina, võtame siin kas või Jannik Sinneril, kui tuli Darren Cahill, eks ju, või et siis Toomas on ka alati öelnud, see muutus võib olla väga kiire ja praktiliselt mõne kuuga võib mäng väga kiiresti muutuda ja Coco Gauffi puhul on seda nüüd näha ja need viimased kuud on olnud ikka midagi muud. Et ma oleks ka väga julgelt pakkunud, et see ei ole eriti suur üllatus, kui ta võib Ameerikas võita. Aga teine asi, mis sa mainisid, et meeldib vaadata Kihlveo kontorid, mulle meeldib alati vaadata seda, mis nagu on juhtunud enne seda turniiri ja kui nüüd tulla korra tagasi nagu Wimbledoni juurde, siis enne Wimbledoni räägiti palju sellest, et kui nüüd Swiatek suudab muru peal ka Grand Slami võita, et siis võib alata tema väga pikk domineerimise aeg üldse tennises, et see on tal nagu kõige keerulisem Grand Slam, mida võita. Seda ei juhtunud küll,
aga see, mis Ons Jabööriga juhtus, see oli väga-väga kummaline ja tema ju mäletatavast oligi see, kes peatas nii Sabalenka kui Swiateki ühe veerandfinaalis, teise poolfinaalis. Et mul on äärmiselt kahju oli sellest, et Jaböör ei saanud seda esimest Grand Slami võitu kätte ja et ma väga hoian pöialt Jaböörile ja mõtlen, et võiks ükskord ka tema kord olla, temast kuidagi võib-olla põhjendamatult vähe räägitakse, et praegu räägitakse ikkagi Rõbakina, Sabalenka, Swiatek kogu aeg ja nüüd on Kauf siis tulemas, et ära muretse, Delfi hakkab rääkima varsti. Jaa, seda küll, kuna ta tuleb meile siia külla koju mängima, et aga mulle ta isiklikult väga meeldib inimesena ja tegelikult need mõlemad matšid Wimbledonis, mida kommenteerisin ka, olid ikka uskumatult ägedad just Jabööri poolt. Et keegi ei uskunud seda, et ta suudab sellisest tabelist ennast finaali mängida, et see oli fantastiline üllatus. No kui me seda Kaufi narratiivi ikkagi jätkame, siis tuleks ära mainida tema viimase aja tulemused ka kindlasti. Tuleb ju värske Cincinnati VTA 1000 võitjana, olles seal muu hulgas alistanud poolfinaalis Iga Swiateki, kelle ta alistas ju ka Wimbledonis veerandfinaalis. Ehk see faktor, et ta teab, et ta on võimeline need kõik pihuks ja põrmuks tegema, sealhulgas maailma esireketi, annab talle ju veel rohkem enesekindlust. No ilmselt küll. Mul on hästi meeles, kevadel mängis Rebecca Peterson Kaufiga ja juhtis otsustavas setis 4-1. Indian Wells 80. finaal. Ja juhtis otsustavas setis 4-1 ja 5-1 pall oli servikasti sees ära lüüa. Rebecca eksis selle palli ja pärast seda keeras mäng teistpidi. Nii et seal oli selle eeske poolt oli kohutavalt palju lihtvigu. Aga mis nüüd on toimunud, siis see on täielikult kardinaalne muutus tema mängus. Jah, ja ma tahaks rääkida ka oma suurest lemmikust Karolina Muchovast, sest Karolina Muchova oli ju ka Cincinnati's ikkagi finaalis ja Karolina Muchova sai Arina Sabalenkast jagu. Nii et mina hoian väga ka Muchovale pöialt kindlasti, mulle väga meeldib tema tennis, et ta on nii teistmoodi. Väga mitmekülgne. Väga mitmekülgne jah, ja see, kuidas ta vollet mängib, kuidas ta võrku liigub ja seda on nii ilus vaadata. No ta mängis üldse suurepärase turniiri Cincinnati's, hakates esimese ringis tulema siis Haddad Maia, Martic, Sakari, Puskova, Sabalenka ja siis Kaufile tuli alla vanduda. Et tihti peale need 1000 ja 500, vahel isegi 250 võib olla tugevam kui suur slam ise. Et see, mis kadalib, sa pead läbi käima. Ja, aga mina arvan, et temas on see materjal olemas, et ta tegelikult võiks ka ikkagi karjääri jooksul Grand Slami võita. Et praegu muidugi on ülimalt raske, ega seal lihtne ei ole, aga tal on kõik olemas selleks. Et kui kõik ilusti kokku jookseb, siis ma loodan, et ta võib võita. Aga favoriit number 2 Kihlveo kontorite arvates Sabalenka. Mis ta meie arvates on? Kuhu me ta asetame? No tema mäng sõltub ainult sellest, kui palju tuleb lihtvigu. Kui ta psüühiliselt... Viimasel ajal, ma pole päris viimased tulemusi näinud, aga aasta alguses ta ikkagi suutis neid kuidagi limiteerida. Jaa, vahepeal suutis. Vahepeal oli täiesti, kui ta ikka palli sisse lööb, siis on ta kõige raske. Siis tõenäoliselt võidab kõiki maailmas. Mul on hästi meeles meie noormängija Birgit Purk kohtus taga Tampere ITF-turniiril. Sina olid ju Birgiti treener, Harri. Just. Ja esimeses ringis oli vastaseks Sabalenka, tundmatu mängija ja Birgit Purgil ei olnud muud mitte midagi vaja teha, kui palju üle võrgu lüüa. Pallid lendasid võrku, auti täiesti jõust, ma vaatasin, et see on täiesti hull. Mul on nii meeles see, et ainult vigade puru oli. Aga kes võttis selle mängu? Birgit Purk. Nii et, aga see, kuidas ta nüüd on aeg-ajalt nagu täpselt sama vigade puru vahel topelt vigu metsikult, ma ei tea, mis seal peas toimub. Vot, näed, millised lood. Seosed. Aga seosetest jätkates me mainisime siin Kaufi ja Petersoni matši, siis Peterson sai mitte Kaufi, vaid avaringis endale Swiateki.
palju õnne! No jah, see on võiks natukene öelda võib-olla ikkagi päris keeruline ülesanne, aga kui vaadata nüüd seda tabeli poolt, siis Swiatekil ei ole üldse lihtne tabel. Esiteks on seal mustlammas Jelena Ostapenko ja kui kõik läheb hästi Swiatekil, siis veerandfinaalkohtumine ongi Coco Gauff. Aga kui läheb halvemini, on Petra Kvitova. Jah, see variant ka, muidugi. Aga jah, see tabeli veerand on tegelikult, ma arvan, et Swiatek õnnelik ei olnud, kui ta nägi seda tabelit. Jah, võib ka nii mõelda. Õnnetu on kindlasti Peterson, et sinna otsa sattus, aga see on ükskord. Kunagi 90. aastal oli üks niisugune Prantsuse mängija Dumbia, kes 4 Grand Slami turniirist 3 sattus esimeses ringis esimese paigutuse vastu. Ega ta ei üllatanud. No alati millekski on see hea võib-olla, Harri. Aga enne seda ta võitis Lyoni turniiri, kusjuures kvalifikatsioonifinaalis võitis Võsandit ja Lyoni turniiri finaalis Tšesnakovi. Aga vaatame, jah, huvitav. Vaatame teisel poole, Sabalenka võib olla õnnelik oma tabeliveerandiga. Tal on seal paistab 3. ringis Pliskova, 4. Kasatkina ja veerandis seesama Quinn Wencheng või Puskova või Kaia Kanepi. No kui Kanepi tuleb, siis ta kindlasti õnnelik ei ole, see on tal kõige raskem. On Jabeur ka veerandfinaalis, võib-olla. Aga see oleks küll tore, kui näeks Sabalenka Kanepi mängu jälle. Jah, unistada võib. Et Jabeuri Kanepi mängu võid ka näha. Jah, vot see ei meeldi Kaiale kindlasti. Jabeur on väga-väga ebamugav vastane Kaia jaoks ja tegelikult ma natukene, kui me enne rääkisime siin Kaia esimese ringi vastasest, siis just need osavad paarismängijad võivad olla Kaiale väga keerulised teinekord, et kes oskavad teda nii-öelda rütmist välja viia ja mängida talle selliseid lühemaid palle ja teistsuguseid pallivahetuse kutsuvad teda võrku ja see kõik on hoopis teine tennis ja see ei ole selline tennis, mida võib-olla Kaia naudib, et tema tahaks ikkagi võib-olla dikteerida seal tagajoonel rohkem. Et mine sa tea, nende paarismängijatega on alati tricky. Ei ole meeles enam hästi, aga tõenäoliselt Stritsol on ka tagage lõige päris hea. Ja see on Kaia jaoks surm. Kui Kaiale lõigatakse tagage poole, siis ja siis tekib see situatsioon, kus sa pead minema ette ka võib-olla, et sa oled sunnitud seal pool sellise lühema palliga, sa pead liikuma ette ja siis lüüakse lihtsalt põlegi vaja lühikselt lüüakse talle, tema Kaia lõige jääb vastasele alati ette. Ja. See on see õnnetus, kes oskab ikka tagakäega lõigata, need on hästi tihti Kaiat võitnud. Mis ma Kaia puhul tahtsime küsida, et olid ju aastad, kus me vaatasime, et ei tea, kas jälle veerandfinaal võib koita, siis ma arvan, et peaksime olema üliõnnelikud iga võidu üle. Loomulikult. No me oleme juba õnnelikud, et ta mängib Grand Slamil, see on juba suur õnn, et ta on ju vanuse poolest Venus Williamsi järgi järgmine, et Venus Williams on siis ainukene vanem mängija tabelis Kaia Kanepist. Kellega Venus mängib, vaatame üle. Venus mängib Paula Badosaga ja Venus on wildcard. Hõlpu vist ei ennusta. Kuigi Badosal on ka viimasel ajal tervisega Badosa ei ole tükk aega mänginud, tõenäoliselt on mingi vigastus. No või uus suhe? Ei, miks uus? Kus vana oleks? No see ongi suhteliselt värske. Aga nali naljaks. Badosa mängis viimati Wimbledonis. Ja andis loobumisvõidu Kostjukile teisringis. Nali naljaks, aga need asjad võivad väga palju mõjutada tennist, ülimalt palju võivad mõjutada, et sul on ikkagi fookus mingisuguste muude asjade peal väga palju ja see ei ole lihtne. No räägi ka, ta on praegu üks kuum tennise paar on see. No kuumimaid. Jah. Jah, no rääkides sellest paarist, siis õnneks teine pool tegi nüüd ikkagi targa otsuse, et otsustas ikkagi treeneri kasuks ja otsustas isa kõrvale lükata, et minust see oli õige otsus, et Aga ma teen ettepaneku panna kõll vahele ja minna meeste juurde. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele.
No alustame siis Tsitsipasest. Tutvustame tema treenerit ka, kes on siis Mark Philippussis, endine siis maailma 8. reket. Mis me teame üldse Mark Philippussist kui treenerist? No ega väga midagi ei teagi. Kaua aega istus ta mitu kuud seal isa kõrval ja ma panin tähele, et tema nagu ühtegi sõna ei rääkinud. Et oli juba tribüünil teda varem näha? Ja. No need ongi sellised keerulised situatsioonid, kus keegi ei saa täpselt aru, mis ta roll on. Ja kes siis seda protsessi nii-öelda juhib või kes siis seal neid nõuandeid annab. Ja ma arvan, selline segane seis on ka mängija jaoks raske. Et minu arust väga õige ja tubli otsus, et ta lõpuks julges selle otsuse teha, et ta ikkagi... Ta ütles, et my father right now, I gave him some time off. Andsin talle natuke vaba aega. Ja. No ilmselt on niimoodi, kuna isa ei ole ju tennisemängija, isa on võrkpallimängija. Ja tõenäoliselt treeningud toimusid ka enne kellegi teise juhendamisel. Ja praegu Philippussis on kindlasti see, kes treeninguid rohkem juhendab. Aga et mängu ajal on isa ka väga närviline ja kindlasti kandub edasi ka mängijale. Seda on visuaalselt näha, kuidas ta õiendab seal oma treeneritega. Aga Tsitsipas, kellega meil mängib? Tahtsin veel öelda ühe fakti, et täpselt 25 aastat tagasi mängis ju tema treener Ameerika lahtiste finaalis. Tookord siis oli finaal Pat Rafteriga. Kaotas selle matši küll 4 setis, nii et Mark Philippussis teab küll, kuidas seal väljakul mängitakse. Esimene ring Milos Raonic, ka mitte kõige tundmatum nimi. Raonic, kusjuures tegi ju väga eduka comebacki ja mängis Toronto turniiril väga hästi. Seal ikkagi tuli juba 30+ ässa, nii nagu Raonic, vana hea Raonic mängib, nii et tema puhul on see ütleme nii, et teinekord ega seal maailma tipptõrjuvatel on ka ülimalt raske ja kui Raunicil ikkagi see palling jookseb, siis võib seal ka igasuguseid asju juhtuda. Raonic sai väga head võidud Torontos. Kihlveokontorid ennustavad loomulikult Novak Djokovic'i võitjaks koefitsiendiga 2.24 hetkeseisuga, aga ei suuda väga ei ole nii veendunud Djokovic'i võidus, sest kohe tuleb tema järel Carlos Alcaraz 2.70 ja siis alles Medvedev 11.0. Djokovic teeb ju ka USA's comebacki. Viimati lasti ta sinna riiki 2018. Mäletatavasti oli meil koroona vahepeal, jumal tänatud, et see tegelane meie seast on nii-öelda ametlikult lahkunud, võib-olla mitte ametlikult veel hiiliringi, aga ei lastud teda ju riiki, sest tal ei olnud vaktsiini, aga nüüd on ta mõnda aega jälle seal mõned nädalad seal mängida saanud. Olete sama meelt, et Djokovic peaks olema favoriit number 1? No, minu jaoks on müstiline see, et see viimane mäng, mille Djokovic võitis. Alcaraz? Ei, viimane mäng võitis Djokovic, 4 tundi ja 40 minutit. Jah, Alcaraz oli vastane. Selles mängus tavaliselt on Djokovic lõpassasid rohkem kui Alcaraz. Selles mängus oli vastupidi 11 ässad Alcarazid ja 2 ainult Djokovicit ja ikkagi Djokovic võitis mängu. Ma ei kujuta ette, kui nüüd Djokovic veel servima ka paremini hakkab, mis muudi seda võita. Ja tabeli pool on muidugi Djokovicil märksa kergem. Jah, kusjuures ma vaatasin ka seda Djokovic'i tabeli poolt, seal on võib-olla üks selline nimi, kes on üllatanud tema vastu Tšehh Jirži Veseli, aga ma üldse ei usu, et Veseli nii kaugele jõuab, et ta Djokovic'iga mängida saab. Et ma ausalt öeldes ei leia siin ühtegi sellist nime, kes võiks teda peatada siin enne veerand finaali. Aga kes see veerandfinaalis peatab? Tsitsipas või? No võib-olla seal on üks mees, ma isegi ei usu, et Tsitsipas siin ei jõuab, mina arvan, et siin jõuab Christopher Eubanks hoopis. Et Eubanksiga võib-olla päris raske, võib-olla see on esimene selline nimi, kellel võib nagu mänguks minna Djokovic'iga, aga ausalt öeldes ma ei leia siit ühtegi teist sellist nime või ma ei tea, Harri, mis sina arvad? No need ka ei ole minu arust mängijad, kes suudavad teda võita.
No Taylor Fritz oli ka siin, aga Taylor Fritz on ka viimasel ajal kuidagi õnnetu. Tema mäng on ohtlikum. Ja. Eubanksi tagakäsi on nii palju tühi, et sinna sureb vastane ära muidugi. Aga Alcarazzi tabeli pool on siis nii palju raskem? No, seal on Riho sinu lemmik Jannik Sinner, aga ülejäänud. Aleksander Zverev kujutab endast Alcarazzile ohtu? Jaa, kindlasti. Ja Jannik Sinnerist rääkida, siis me mäletame, mis eelmine aasta juhtus. Sinneril olid ju matšpallid Carlos Alcarazzi vastu, nii et see tegelikult Sinner mängis oma võimalused ise käest ära seal Alcarazzi vastu ja Sinner ju just alles võitis Masters 1000 turniiri. Et kui ta püsib terve, mäng on tal nagu väga hea. Ja siin on tegelikult üks selline mees ka, kes me rääkisime siin noortest peale tulevatest meestest, Artur Fils, noor prantslane, on ka väga ohtlik. Et ükstaskõik, kes taga mängib, tema on siin esimesena vist paigutatud meestest läheb siin, ta võibki olla 4. ringis võib olla Carlos Alcarazzi vastane. Kui sa tuletad meelde Cincinnati turniiri, siis ma ei tea, mitu mängu ta 3 setis enne võitis, kui ta finaali jõudis. Vähemalt 3 mängu. Sinnerist räägid? Jah. Alcarazist. Alcarazist, jah. Alcaraz kaotas peaaegu kõigile 1 seti. Nii et tema mäng on niisugune... Seal oli väga raskeid olukordi oli tal, jah. Minule torka, kui sa hakkasid rääkima tõusutest tähtedest, ma arvan, et sa räägid sellisest meest nagu Thomas Martin Echeverri. Ma pean tunnistama, ma seda nime väga tihti ei kohta, aga tal on 30. asetus siia tekkinud ja põhjuse leiab kiirelt, kus ta selle 30. asetuse sai, ta jõutis French Openil veerandfinaali. Üsna lihtne loos oli ta seal muidugi, Draper, Deminaur, Djoric, Nishioka ja kaotas lõpuks Zverevile 4. setis. Pärast seda pole väga millegi erilisega silma paistnud. Jah, aga me räägime Liiva väljakust, et võt see vahe argentiinlase puhul, et ta võib-olla kõvalkattel, nii suureks nimeks ma teda ei peaks kõvalkattel võib-olla kui Prantsusmaa lahtistel. Kõvalkattel maksab ikka palju rohkem. See on see vahe. Aga... Et tal on teises ringis võib siin Stan Wawrinka selle asja juba ära klaarida, aga... kui meil on Alcarazzi tabeli pool juba ees, siis viskame pilgu siia tabeli poole alla. Meie sõber Emil Ruusuvoori sai päris raske loosi Andrei Rubljov. Keda ta just äsja võitis. Päevad on erinevad. Jaa, vähe tõenäoline, et 2 korda järjest võidab. Ei, aga Soome tennis on ka nagu tõusu ikkagi näha. Virtanen kvalifikatsioonis, Emil põhitabelis, et ei ole see Soome tennis ka kuskil kadunud? Loomulikult ei ole. Virtanen on isegi paigutatud seal kvalifikatsiooniturniiril. Nii et lajal on ikka palju kaugemal. Aga miks Soome naised ei saa jalgu olla? Raske küsimus, ei oska vastata. Te ei ole Soome kolleegidega kokku sattunud? No, eks see on õnnest ka kinni, et satub niisugune tüüp tennist mängida. No võib-olla üks asi, mis kindlasti on ka see, et kes on selle meeste tennise enda kanda nagu võtnud, kui me rääksime siin Otto Virdaneni isast ja ka Jarko Nieminen, me tean, väga tõsiselt võtab seda teemat praegu ja tegeleb ju Davis Cupi koondisega kõvasti, et seal ikkagi, ma usun, et suur roll on ka nendel treeneritel. Ja loomulikult Soomes on ikka poiste hulgas on sport ikka märksa populaarsem kui tüdrukute hulgas. Meil jällegi on mingit nihet näha. Just lõppes siin naiste EM võrkpallis, kuulsime, et naisi on võrkpallis 2 korda rohkem trennis kui mehi. Või tüdrukuid siis. Tõsiselt, jah. Jah. Ja ega naiste jalgpall on ka ju tegemas tegelikult buumi kogu maailmas. Maailmas küll, aga mitte meil veel. Mitte meil veel, jah. Oodake, seal mõned tulevad. Aga kui sa nüüd rääkisid sellest Medvedevi tabeli poolest, siis see on väga huvitav tabeli pool, sest siin on sellised huvitavad nimed. Muidugi Kei Nishikori, kes on mänginud ka Ameerikas finaalis.
comebacki tegemas, ei tea muidugi, kas ta nüüd niivõrd ohtlik ja heas vormis on, kindlasti Borna Djoric, Nicolas Jarry ja teine noor prantslane Luka Van Nash, kes on ka ohtlik mängumees. Siis tahaks ära mainida kindlasti ka Alex de Minori ja Karen Katšanovi, siin on Jack Draper, noor inglane, kes on väga võimsa serviga, Hubert Urkats, Hugo Umber ja Matteo Berrettini, ja ka Kelmon Fiis on väga hästi mänginud nüüd viimasel ajal jälle. Nii et lisaks Ruusuvorile ja Rubljovile, see on väga huvitav tabeli veerand. See on kõige raskem. Ja see on kõige raskem, ma ütleks ka, et see on kõige raskem. Aga Medvedev, kihlveokontorid ennustavad 3. favoriit, 4. on Sinner, ikkagi 2021 võitja on meil, aga kas räägitakse temast kui potentsiaalselt selle aasta võitjaks? Kummalisel kombel on tema kõige suurem relv natukene ära kadunud, see on palling. Pallinguga ta nendel parematel päevadel võitis ta pallinguga ikka niilõvat lihtsalt oma pallingu käime. Aga praegu seda esimest pallingut on märksa vähem tuleb sisse, sellest oleneb tema mäng väga palju. Wimbledonis poolfinaalis kaotas Alcarazile, mis tal French Openil oli? Esimese ringi kaotus üldse. Täiesti tundmatule Brasiilasele ju. Liiva väljakul tal eriti ei meeldi. Aga siin on kõva väljakutest rääkides siis veel Dubai võit veebruaris ja finaal Indian Wellsis ja Miami võit ka. Number 1 kõval väljakul ikkagi selle loo ajal on ta. Jah, aga te ei ennusta teda konkurentsiks Djokovicile ja Alcarazile hetkel? Tal on šanss enda vastu, kindlasti. Tal on väga palju emotsioonidest ka kinni, et kui ta selle publikuga sõbraks saab, siis või siis vahel on isegi kasuks, kui ta ei ole nendega sõber, et mine võtta kinni. Ikkagi kuidagi natukene see punt võib-olla siis Djokovic, Alcaraz, Medvedev on see esimene sats nii-öelda, aga Sinner, ma julgeksin Sinneri kohe sinna taha panna ja ka võib-olla mine sa tea, mis noor taanlane Rune teeb, et Runest me ei ole ka veel rääkinud. Aga ma teen ettepaneku, kuna meil stuudioaeg tiksub kuklasse, siis üks väike rubriik aga Eesti tennisest. Meil on tulemas, teate mis kuu või? Eesti tennises. Tennisekuu ja mis see, Riho, tähendab? See tähendab seda, et kõik lapsed saavad tasuta proovida tennisemängu. 6–10 aastased lapsed. Just. On andmeid ka, kuidas see eelmise aasta tennisekuu läks? Kas palju sealt tuli ja palju neist trenni jäi? Ma ise kunagi selle projekti algatasin, see oli juba vist aastaid 10 tagasi äkki või? Juured on maas nagu näha. Ja seal on enam-vähem oli see statistika niimoodi, et kuskil 20% lastest jäävad trenni ja ma mäletan, vist viimased andmed olid kuskil circa 1000 last tennisekuuga käis läbi. Et paarsada last tennise juurde, see on suur number. Huvitav oleks teada muidugi, kas täna ma isegi ei tea, et kui palju neid selliseid häid mängijaid on, kes kunagi tennisekuu kaudu sattusid tennise juurde. Huvitav, kas need nimekirjad on alles? Ma usun küll, et on kuskil tennisedus alles, jah. Pärast välja, et siuksed mängid, et... Jaa, aga ma arvan, et Harri on muga nõus ja tihtipeale need sellised noored, kes tegelikult väga tahavad ja kellel on see tuhh ja tahtmine, mängivadki kuskil põrkeseinade juures ja võib-olla neil ei olegi selliseid võimalusi ja ka rahaliselt ja ei satu kuskile trenni, et selles suhtes on see igati tore algatus. Muidugi õnnetu ja natuke hirmutav on see, mis toimub meil tenniseväljaku hindadega ja kogu aeg lähevad need asjad kallimaks ja ta ei ole, tennis ei ole ja ikkagi igale ühele kättesaadav, et see on kahjuks paratamatult nii on. Aga 6–10 aastaseid lapsi oodatakse siis 16 klubi üle Eesti on liitunud selle programmiga sel aastal ja klubi tagab tasuta treeningud 11. septembrist kuni 15. oktoobrini kokku 5 korral. Ma saan aru, et 5 trenni siis on tasuta. Või?
treeningud toimuvad 2 korda nädalas, saab registreerida ja neid klubisid, nendega tutvuda SCB Tallink tennistiim Facebooki lehel, kus on spetsiaalne registreerimise vorm. Ja siis klubi võtab ise osalega ühendust, et leppida kokku treeningute ajad. Jah, no selle asja mõte oligi tookord, et laps saaks natukene rohkem tutvust teha tennisega, võib-olla kui ühe korra kuskil löömas käia, et ta ikkagi saab mõned reaalsed treeningud läbi viia ja siis otsustada, kas see sobib talle ja kas see meeldib talle. Et see tundus nagu piisav tutvumisvõimalus, kui sa ikkagi saad 6 aega võib-olla 2 korda nädalas trenni teha või 1-2 korda. No kui tulevad 6-8 aastased, siis nendest on lootust. Aga 9-10 aastased tulevad ja kui neile selgub pärast, et nad peavad hakkama võistlema nendega, kes on 3 aastat juba tennist mänginud, siis üldiselt kaob neil huvi ära kahjuks. Aga kuidas seda huvi hoida, kui siis tuleb kaotus? Ei olegi võimalik. Ei olegi praktiliselt võimalik, sest tennise treeningu aegasi on nii raske saada. 10-aastased juba enam kella 2:30 treeningule ei jõua. Kella 4 alates on väljaku hind ligi 40 eurot tund. Täiesti lootusetu. Karm. Saali aeg, treeni aeg tuli jutuks meil ka võrkpalli podcastis, soovitan üle kuulata, et lapsi tuleb peale, aga saali aega jääb järjest vähemaks. No jah, aga vaat nüüd on nagu see on täiesti võrdlematud asjad, et võrkpallis me räägime sellest, et sul on seal saalis 20 inimest versus 2 inimest, et see tuleb nendel 2 või 1 kinni maksta, et see on tohutu suur vahe. Jah, aga hakkame jälgima siis US Openit ja juba esmaspäeval minu andmetel peaks Kaia võistlustules olema. Ja me ei ole veel rääkinud sellest, et meil on tegelikult ju sellel aastal osalemas turniiril 5 Eesti mängijat. Kus sa 5 nüüd saad? No Kaia Kanepi, Mark Lajal, Ingrid Neel. On muide finaali jõudnud värskelt. Just, värskelt finaali jõudnud, väga hea soos on Ingrid. Ja meil said peale ka Markus Mölder ja Oliver Ojager. Markus Mölder mängib siis junioride turniiri kvalifikatsiooni ja Oliver Ojager mängib siis põhiturniiri, nii et niimoodi vaatad, et ei ole ju paha, eks ju. Oota, Rebecca lugesid sinna sisse? No, loeme Rebecca. Ema isa on küll eestlased, aga mängib vale lipu all, aga loeme tema ka siis. Jah, elame kaasa loomulikult neile kõigile ja juuniorid alustavad 2. nädalal, eks? Jah, juuniorid alustab 2. nädalal, nemad mängivad nüüd esimese kategooria turniiri, see on siis nüüd J300 turniir nüüd uue süsteemi järgi mängivad Kanadas minu teada mõlemad, nii Oliver kui ka Markus. Kes seda sporti kõike jõuab ära vaadata, et ma ise lähen Itaaliasse meeste võrkpalli EM-i vaatama ja eks need tulevad ühed pikad ööd. No nii, kõigil. Kõigil, Eestis veel rohkem. Ma ei tea, kui ma Itaalias olen, kas mul on see ajavahe tunni võrra siis mugavam või just ebamugavam? Pigem mugavam. Jah, kui nüüd 2 nädalat tennist vaadata, siis ta on niikuinii on magamat tööd seal, vahet ei ole see tund siia sinna. Aga oota, tennist Eesti kanalide näite näeme Eurospordilt. Eurosport näitab jah, Ameerika lahtiseid. Aga siis igas midagi. Aitäh teile tulemast ja aitäh kuulamast. Aitäh. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.